tööd tegema. Kohe jõuame sinna, kus ma hakkan nüüd täna toimetama. Tänased tööriistad, Heiki käärid ja labidas. Nii et sõidame sinna ja vaatame, mis saab. Nii, hakkame siis otsast pihta. Minu kanal muutub ja minu kanal muutub nii palju, et siin tuleb teine nimi. Sest et tegelikult on selline asi, kus nüüd treimist ei ole nii palju, aga on talutöid. Ehk siis igasugused, ma ei tea, muruniitmised, trimmerdamised, kõik muu võtab nii palju aja ära, et ei jõua treimis videosi teha. Aga siis mõtleme natuke laiemalt. Ja mõtleme niivõrd palju laiemalt, et paneme sinna juurde ka talutöisid, mida iganes pähe tuleb. Ja muidugi jääb ka alles treimine treimisfännidele. Aga nüüd tänane töö. Meil on siin üks kuusehekk. Iga aasta me uuendame seda hekki. Aga miks? Sellepärast, et üleval olevad oksad võtavad kõik valgus ära. Ja kui need oksad valgus ära võtavad, siis ükski kuuski ei kasva. Minu tänane töö on see, et ma võtan hekikääridega seda võsa siit natukene vähemaks. Ja kui see on tehtud, siis ma vean ka oksad ära. Et see ongi just see, et siin on ehe näide, üks kuusk peaks olema siin. Ja siin on jalakas ja igasugused muud asjad, toomingad on siin koha peal, mis võtavad siis nimelt seda istiku jõudu ära. Need suuremad asjad siin, millest ma ei tea, miks see valge plokk seal on, aga ma viin sellega pärast ära. Et need suuremad asjad, mis ei lähe heki kääridest läbi või oksakääridest, siis ärge lõhkuge oma kääre, võtke mootorsaag. Aga mis siin ikka, ma ajan oma masinat natukene edasi ja võtame järgmise koha. Teisele poole kiviaeda las olla. Sest et keegi ei taha ju, et kui naaber sind vaatab kogu aeg, kui sa midagi teed. Aga siin peab ka ettevaatlik olema, sellepärast, et meil on siin viimasel ajal hästi palju rästikuid kogunenud. Ja kes sealt tuleb? Laiku! No, tule räägi juttu. Tule ütle ka tere. Tule. No, pisikene sülekoer meil.
et jah, siin ikka. Nüüd talle meeldib, kui teda sügatakse, siin on nii või? Loi, Roiku. Heelitusnimi on ta Roiku, muidu on ta Roi. Aga ta valvab, et ma siin tööd teeks, on mul väike järelevalve. Pole küll ennem sellist asja näinud, et saarepuu all käbid on. Aga see annab märku sellest, et meil on siin saare otsas kuskil oravad või on siis mingisugune mänsak või jumal teab mis loomake. Terve saarealune kõik paksud käbisid täis. Nii, aga ma proovin siis asjast edasi minna. Korralik mets on siin. Nii, tegin vahepeal väikese muudatuse. Hands-free. Olgem ausad, siin on aastatega, ma ei tea, ma isegi ei tea, mis siin nagu toimunud on. Nüüd ma sain mootorsaega. Aga seda väikest siit veel. Noh, kes siis saab kiiremini, kas mees mootorsaega või õppinud mees hekikääridega? Nii, tegin väikese puhkepausi, jõin vett ja mõtlesin natukene ilmaelu üle. Nii palju meil praeguseks tehtud. Ja need oksad tuleb kõik peale ajada pärast ja ära viia. Aga meil on nii palju veel jäänud, nii et põhimõtteliselt siit lõikab juba lihtsalt väikesed oksad ära. Ja minu plaan ongi see, et see kuusehekk, mis siin on, selle rohu sees, kuusekki jätakse rohu sisse alati, siis päike ei kõrveta istikuid ära. See on nii-öelda prioriteet, et see paljaks jääks ja natukene maad siit tagantpoolt ka. Meil on siin üks sõber ka veel, kes meie muruplatsi ilusti ülesse kaevas, kus Helena pani muruseemne maha ja rullis ilusti ära, aga kutt arvas, et peaks omale pesa tegema sinna ja niiske pikutada. Nii. Vaatame siit mõned veel maha ja vaatame, mis siit saab. Võtame, tähendab, mitte ei vaata.
nii. Hekikäärid on ostetud depoost. Minu mäletamist mööda maksid nad 28 või 36 euri, ma ei mäleta. Väga imelik hind oli. Aga kuni maksimum 60 millimeetrit läheb siia vahele. Ja lõikab täitsa edukalt. Muidugi, kui te ostate, siis õlitage ära, tehke see kruvi siit lahti, tehke see polt lahti, pange siia määret vahele. Minul on pandud siia laagrimääret, mis käib hooldusniidukil. Sest et õli kipub väga ruttu siit vahelt välja tulema. Ja ülekanne on tal siis hammastega. Et hammastega on suurem lõikevõime. Kui siit peaks hakkama kunagi küttepuid tegema, siis siit saaks kõvasti puid. Aga noh, ajame vaikselt püsti ja see tuleb mootorsaaga maha võtta. Võtame alguses selle siit niimoodi. Noh, ütle veel, et on halvad tangid. Sellega võib vabalt küttepuid omal teha. Nii, kuna siit on nüüd kõik tehtud, saime ilusti, noh, peaaegu ilusti, eks seda vana kiviaeda tuleb siin korrigeerida ja seda jama ära viia siit. Ilus puhas siht, hekk on kõik ilusti näha. See suurem kuusk siin on heki piir. Nüüd aga paneme käima oma mootorsae ja võtame need ära veel viimaseks, mida hekikääridega või oksakääriga ei saa lõigata. Ja selle jaoks on meie tööriist siin. Kasutame siis stiili. Üks nii-öelda profisaagide või korralikude tööriistade maaletooja, ehk siis stiil kui ise siukene, mina ei ütle küll ühtegi halba sõna. Nii et lõikame need jublakad sealt maha ja vaatame, mis saab.
lühemaks. Mõni känd on natukene mineviku. No nii, asjalood on nüüd niimoodi, et ilus siht on siin sees. Oksad on korjatud. Viimane hunnik on oksi peal. Kui keegi arvab, et seda on liiga palju siin, siis tegelikult ei ole. Need oksad on lihtsalt nii harali. Viimased oksad viin veel ära ja siis on tänaseks nagu kõik.